Selline ta siis meil on nüüd enam-vähem komplektsena. Et nüüd on kõik andurid küljes, õhulugeja, lambda, summuti on ka kokku pandud. Kõik torud on küljes, vedelikud on sees, ehk siis nüüd saame jätta ta pikemalt tuksuma. Kuuleri süsteem on ka paigas. Mahutasime siis sellise väiksemat sorti kuuleri siia alla ära. Stange mahub ka ette. Ehk siis kõik on ideaalne. Torustik jäi 57 mm. Turbost tuli välja 54. Sealt läks 57-ks. Ja gaasiklapi otsas lõpeb siis 63 mm-ga. Siit on siis näha, kuidas ma seda plokki natuke olen maha lõikanud, õigemini freesinud. Nüüd siis istub see andur juhe ilusti seal vasta plokki, muidu see plokk lükkas teda eemale ja siis andur ei ulatanud põhja. Eelmine kord läks juba kiireks see käima panemisega, siis ma unustasin näidata neid pisinüansse. Sellega tuli siis nii teha ja nii sai siis juhtme ilusti paika. Nii, nüüd näitan siis seda, et miks ta meil selle vanema ajuga esimene kord või käima ei läinud. Et siin on siis see ajurelee number 429. Et see relee ootab siis ajust signaali, mis lülitab siis süütepoolidele toite peale. Aga see Apu aju oli vanemat tüüpi, 99 aasta ja sellel juhtimine puudus. Ehk siis relee tuli lihtsalt ära võtta ja siit otse kontaktid kokku panna. Nüüd on mul tagasi õige aju. Ehk siis nüüd ma panen releega tagasi. Nüüd on kõik ilusti uuem aju, nagu esialgselt plaanis oli. Ja nüüd lähme korra kontrollime kütusesüsteemiga üle. Kütusesüsteem sai siis selline. Siin on see sama pumbauidik, mida me varem vaatasime. Ehk siis ring hakkab pihta nii, et siit kerest tuleb see jäme voolik. See läheb siis pumba sisse. Pumbast käib läbi. Siis pumbast jookseb voolik kütusefiltrisse. Ja siit läbi tuleb ta meil siis juba siit väikse kaarega ja liitub siis selle toruga, mis oli ennem originaalis ka põhja all. Need värvilised juhtmed lisasin ma pumba toiteks. Originaalis oli valmidus isegi diiselautol olemas. See lõppes tagaistme all. Ehk siis sealt maalt alati pidin vedama juhtmed. Need kindlasti ei jää niisugused paljad. Siia ma muretsen mingi rüü ümber, midagi plastmassist või midagi niisugust tugevamat. Esimene põks on siis tehtud, tundub, et töötab. Midagi küljest ära ei kukkunud. Sõidab küll, teeb ketsi ka. Nüüd siis tulekski ülejäänud jupid ka külge tagasi panna. Maanteeametisse on meil ka juba avaldus ära saadetud, sellele positiivne vastus ka olemas. Ehk siis ongi ainult enda töö veel, et see kõik lõpuni kokku viimistleda. Ja siis juba lähme teeme ametlikuks.